Aga korraks Pärnusse, kus Metsa tänaval on maja, mis kannab kuulsa kommunisti Ernesto Che Guevara nime. Tänapäevases mõistes võib seda meest ju terroristiks pidada. Kas kommunism kui idee on Pärnus populaarsust võitmas? Kes selles majas toimetavad? Kas Tiit Toomsalu õpilased? Uurisime asja lähemalt. Pärnus Metsa tänaval asub üks omapärane maja. Selle hoone seintele on kleebitud mitmeid Ernesto Che Guevara pilte ja seinale joonistatud Kuuba lipp. Samuti on Che Guevara ikooniks saanud näokujutis võõbatud maja välisseinale. Siiski ei ole Pärnusse kogunenud Kuuba kommunistid, vaid selles majas tegutseb Che-nimeline noortekeskus, mida juhatab meie tänase loo kangelane Toomasef Aru. Vaadates siin keskuses ringi, siis seinte peal on väga palju Kuuba atribuutikat, on Ernesto Che Guevara pildid ja on ka Kuuba lippe. Mida need siin sümboliseerivad? No, ikka mässu ja revolutsiooni. No selles mõttes, et mõte algselt oli hästi lihtne, et Che nagu ikoon toimib väga hästi. Ta toimib 70-ndatel väga hästi, ta toimib praegu väga hästi ja ta toimib aastal 2025 ka väga hästi. 1928. aastal sündinud Ernesto Che Guevara isik on maailmas populaarne juba mõnda aega. Tema pildiga särgid, tassid, lipud ja isegi sigaretid toovad ärimeestele aastas sisse miljoneid dollareid. Koos vendade Castrotega kukutas Che 1959. aastal Kuubal valitsenud Batista ja sai pärast seda revolutsiooni mitteametlikuks prokuröriks. Ameriklased on väitnud, et Che korralduste järgi lasti maha vähemalt 55 inimest. Che ise tapeti 1967. aastal Boliivias, kui ta seal revolutsiooni üritas, kuid haledalt läbi kukkus. Che peaks olema siis nagu noortekeskusena selline koht, kus toimub mingi sisemine revolutsioon, mis siis nagu põhimõtteliselt noored teismelised ongi nagu vastuolulised või et selles mõttes, et põhimõtteliselt nagu ongi nagu selles mõttes sellised mässajad või. Ja nüüd ongi nagu hea võimalus see mäss keerata nagu siin nagu selles mõttes loominguks. Reporter küsitles Che-nimelises keskuses viibivaid noori, kas nad teavad, kelle nägu on noortekeskuse logoks võetud. Kes oli Ernesto Guevara, kas sa tead? Ei tea. Aga kes ta võis olla? Miks tema pildid on siin seina peal? Mingi kuubalane või? Ma ei tea. Mingi kuubalane, ma ei tea. Che keskuse omanik. Tema? Sa arvad, et see on Toomas ise? Tegelikult on see Ernesto Che Guevara. Kas sa tead, kes oli Ernesto Guevara? Jah. Ma tean, et oli kuubalane, aga muidugi rohkemat ma ei tea. Ma olen kuulnud, aga ma ei mäleta enam. Kas Toomas teile siis ei räägi sellest? Ei, mul ei ole midagi rääkinud. Selle sama mehe pilt on ka Toomase tagi selja peal. Oled sa kunagi küsinud Toomase käest, et kes see mees tal seal selja peal on äkki seda ise? Ei, ma ei ole seda küsinud. Tegime küsitluse noorte hulgas, kes täna siin noortekeskuses olid ja miks noored siiski ei tea, kelle nime kannab üks noortekeskus? Sa said nüüd vastus oma sellele küsimusele, mida sa enne nagu küsisid, kas me teeme ka mingit poliitilist propagandat, et järelikult ei tee nagu. Ja ma arvan seda, et Eestis on praegu väga hea, nagu ütleme, see märksõna, mis mulle meeldib, ülereageerimine. Et väga paljud nagu inimesed nagu reageerivad üle mingitele asjadele, nagu, et võiks nagu selles mõttes chillilt võtta neid asju. Ja lõpus lookene võib-olla, et tüübid tulid üks päev minu juurde, ütlesid, et poes müüakse nagu noortekeskuse plakateid, nagu, et mis oli tegelikult, kus oli Ernesto Che Guevara peal. Nii palju siis nende, ütleme, sükest teadlikkust. Nii nagu Toomasef Aru ütles, poliitikaga noortekeskuses ei tegeleta. Kuid seal saab näiteks ainsa noortekeskusena Eestis filme teha. Samuti palus Toomasef Aru teha reklaami majas proove tegevatele bändidele, kellelt varsti ilmub ühine CD-plaat. Räägitakse, et Pärnu linnavalitsuse noorsooalal tegutsevad inimesed lausa kardavad Toomasef Aru, sest ta on liiga otsekohene. Ma loodan, et see asi nüüd nii ulme ei ole. Jah, neil on negatiivne suhtumine, päris, seda on tunda aeg-ajalt. Miks see nii on? Seda on keeruline seletada jälle, et selles mõttes, et ma arvan, et see on ka lihtsalt mingi protsessi osa. Me oleme poliitiliselt väga ebakorrektsed, et mitte korrektsed. Et selles mõttes, et me ei taha kellelegi kintsu kaapida, me ei taha kellegile naeratada. Et selles mõttes, et me tahaksime lihtsalt tegeleda nende asjadega, millega me tegeleme hommikust õhtuni, ilma, et ma peaksin, ma ei tea, ma ei saa nendest inimestest aru, kes oma karjääri näiteks ehitavad üles sellele, et nad kaabivad kellelegi kintsu.